Tere päevast! Kui ma alguses nägin oma esinemisaega, siis ma olin võrdlemisi mures, et kohe esimene ettekanne peale lõunat, mis on kõige halvem esinemisaeg üldse, aga kuna meil on väga hea võimalus praegu kodus töötada, siis kui ma selle 2 nädala jooksul midagi õppinud olen, siis seda, et kodus töötades on kogu aeg lõunaaeg, nii et esinemisajal ei olegi enam vahet. Aga tõsi, räägin teile täna Pärnu Jõestiku näitel ühest praktilisest tegevusest, millega Keskkonnaagentuur tegeleb. Ja see on siis paisude avamine Pärnu Jõestikus. See haakub tegelikult nii kliima kui vee teemaga hästi, et Jana just lõpetas ettekande üleujutusega seonduvatest riskidest ja üheks võimendavaks teguriks kindlasti on ka paisud. Et paisud takistavad nii setete liikumist kui veevaba liikumist ja suurendavad seega ka üleujutuste riski. Ja teine teema loomulikult, mis seondub veega, on vees elav elustik, kellele paisud veelgi olulisemaks takistuseks on. Eestis on kokku üle 7000 jõe ja oja, mida siit kaardilt on võimalik jälgida, et päris rohkearvuline hulk voolavat vett, aga paraku ei ole võimalik kõigil nendel vetel vabalt voolata. Et need punased täpikesed siin kaardi peal on kõikvõimalikud rändetakistused jõgedel, ojadel, mis siis vee voolamist või veeelustiku vaba rännet takistavad. Neid on kokku üle 1000. Kõik need ei ole loomulikult sellised mitme meetri kõrgused betoonist paisud, on ka vanu veskivaremeid, lihtsalt selliseid kivivaremeid jões, kust vesi küll üle voolab, ent teatud liikidele on nad siiski takistuseks. Ma näitan teile ühte lühikest videoklippi, mis päris hästi ilmestab seda, kui keeruliseks oleme meie oma ehitistega jõgedel muutnud kalade elu. Videost on võimalik jälgida siis Sindi paisu mõned aastad tagasi ja Sindi pais oli 4,5 meetrit kõrge ja need hüppavad vimmad seal sellisest rändetakistusest kahtlemata üle ei saa. Eestis on suuri paise veel üsna palju alles jäänud. Pildil näete neist näiteks Kundat, kus on näha võib-olla veelgi ilmekamalt rändekalade püüdlus ülesvoolu liikuda ja nende ebaõnnestunud katsed. Rändekalade puhul on võib-olla siis oluline silmas pidada seda, et see kala liigub merest alati tagasi oma sünnijõkke. Keegi ei tea vist päris täpselt, miks see nii on, aga looduse kutse vastu nemad ei saa. Ja siin on siis tagajärjed, selle hüppamise tagajärjed ehk üsna tihti juhtub nii, et need hüppavad kalad hukkuvad. Aga selleks, et seda olukorda parandada, heastada oma mineviku möödalaskmisi, on Keskkonnaagentuuris käimas üks projekt Pärnu Jõestiku elupaikade taastamine. Ja kaardil on näha tervikuna siis kogu Pärnu Jõestik, kokku üle 3000 kilomeetri voolavat vett, mis katab circa 15% Eesti territooriumist. Pärnu Jõestikus elab kokku 32 erinevat kala- või sõõrsuuliiki ja sealhulgas ka looduskaitsealuseid liike, kellest tuntum vast siis lõhe, jõesilm, aga ka väga haruldasi liike nagu paksukojaline jõekarp. Kaardil olen ma välja toonud need 7 objekti, millega selle projekti raames tegeletakse. See on teadaolevalt üks Euroopa suurimaid paisude avamisele pühendatud projekte, kus siis terviklikult lahendatakse ühe jõestiku probleemid, mis paisudega esile on kerkinud.
Olulisim neist kahtlemata on Sindi-Pais, millest viimane on rajatud 70ndate keskpaigas ja kunagi ajalooliselt oli ta kahtlemata äärmiselt oluline objekt, pakkus tööd, oli nii-öelda ülioluline tootmise tarvis, kuid tänapäeval seda kahtlemata enam mitte, et hüdroenergiat Pärnu jõestikul kasutada ei saa, kuna tegemist on looduskaitsealuse Natura jõega ja see objekt lihtsalt seisis seal kasutuna, ent takistades kalade liiklemist. See pilt näitab Sindi-Paisul töödega alustamise momenti, mis oli siis 2018. aasta septembris ja vaikselt kiht-kihi haaval seda paisu maha võtma hakati, et tegemist droonikaadriga, et tegelikult on ju Sindi-Pais oli 150 meetrit lai ja 4,5 meetrit kõrge, et võib-olla fotolt saate jälgida, et sellel fotol paistab üks tibatillukene ekskavaator, aga tegelikkuses on see ekskavaator ikka nii suur, nagu nad ikka on. Et kiht-kihi haaval paisu lammutama hakati ja tegelikult juba 2 kuuga oli võimalik pool sellest paisust täielikult eemaldada, mis justkui projekti põhieesmärgi oli täitnud. Kalade rändetee oli avatud. Kuid projektiga kaasnevad ka erinevad lisategevused, mille tarvis siis on vaja selle jõesängi põhja ehitada kärestik, et kindlustada ühelt poolt jõesängi, mis omakorda annab panuse üleujutusriskide maandamisse, et ka allpool seda paisu elavad inimesed, et siis veetaset hoida ühtlasena üsna sarnasel tasemel, kui ta tegelikult oli koos paisuga. Ja kui te nüüd seda pilti jälgite, siis üks osa jõest on tammiga ümbritsetud ja kogu ehitustegevus toimus tegelikult kuival maal ja samal ajal juhiti siis kogu ülejäänud Pärnu jõe vesi teise kaldasse ja toimetada tohtis ainult kuivas jõesängis. Kui me hüppame nüüd 1,5 aastat edasi, siis tegemist on suvise ülimadala veeperioodiga ja nüüd ongi see fotol kujutatud just see nii-öelda kuiv tööala. Kogu jõe põhi kaeti sellise maakivi sillutisega, võib nii öelda, et kõik need kivid on tihedalt üksteise vastu kiilutud, et suurvesi ja jää neid hiljem kaasa kandma ei hakkaks ja niimoodi meeter haaval kindlustatakse ära kogu see kärestiku põhi. Kui mõned kuud veel edasi liikuda, siis on näha, et see sama ala on nüüd valmis. 2/3 sellest kärestiku põhjaalast, sealhulgas madalvoolusäng, on valmis ehitatud ja see kärestik hakkab toimima nii nagu kõik looduslikud kärestikud. Ehk siis madalvee ajal, madalveeperioodil koondub kogu vooluhulk ühte kitsasse sängi ning suurema vee ajal hakkab siis kärestik olema üle uputatud. Siin näeme paar kuud hiljem momenti, millal need ajutised tõkketammid kärestiku ümbert ära lammutati ning vesi suunati voolama üle kärestikku. See oli meile kõigile väga oluline ja natuke närve sööv moment, sest nii selguski tõde, et kas meie tehtud töö on ikkagi olnud täpselt selline, nagu ta projekti järgi olema pidi, ehk siis vesi ikkagi voolab üle kärestikku, üle kivide, mitte näiteks ei jää voolama sinna kivide vahele. Ja oktoobris ei olnud tegelikult tavapärast veetaseme tõusu Pärnu jõestikus. Kärestik oli üsna vähesel määral veega uputatud, kuid juba mõni aeg hiljem oli pilt selline, et kogu kärestiku ulatuses voolab vesi vabalt, erinevad kivide tasemed
tekitavad sellise turbulentse veevoolu, mis kalade jaoks on väga oluline. Samuti on seal voolava vee all kõrgemaid kivisid, mis pakuvad ülesvoolu rändavatele kaladele varjealasid, et nii-öelda voolavas vees vahepeal puhata. Ja meie oleme saanud kinnitust, et kõik läks nii, nagu pidi. Pärnu jõestikus lisaks Sindile tehakse korda veel, juba 2 tükki on tegelikult valmis, samuti Pärnu jõe peal Jändjapais, mis oli üks suurpais ning Vihtrapais. Ning lisaks sellele on kohe alustamas sellel nädalal tööd meie ehitaja 5 väiksemal objektil, mis siis samuti kaladele rändeks avatakse ning kärestikega asendatakse. Kõik tööd kulgevad väga hästi ja me oleme üle ootuste oma tempos edenenud, nii et vahelduseks ka mõni projekt, mis ei lähegi nässu. Et suur rõõm on tõdeda, et selle aasta lõpuks nii Sindis kui tõenäoliselt ka kõigil nendel väiksematel objektidel on tööd lõpetatud ning juba tuleval kevadel on kalade rändevõimalused jõestikus märkimisväärselt paremad. Kui juhtusite jälgima mõni nädal tagasi Osooni, siis seal oli väike lõiguke sellest samast projektist, kus kalateadlane Meelis Tambets tegi juba selliseid väikseid kontrollpüüke Sindipaisust üleval pool ja juba esialgsed sellised juhupüügid, juhuseire näitavad väga häid tulemusi näiteks jõesilmu osas, et on mitmekümneid kilomeetreid Sindipaisust jõesilm üles liikunud, et see teeb hea meelt. Aga sellega oleks minu poolt kõik. Suur tänu kuulamast ja ootan küsimusi. Ja, suured tänud ka sulle, Külli. Ja ole hea, tuleta veel meelde või anna ülevaade, et kas praegu võib öelda, et on tööd seal lõppenud, põhitööd või kõrvaljõgedel veel käivad väiksed tööd. Ühesõnaga, küsimus on see, et kui kaua võttis kogu see protsess aega alates selle plaani nagu kavandamisest, ettevalmistusest kuni nüüd lõpp-produktini, et on see aastad või aastakümned? No siin mõned usinad kodanikualgatuse inimesed on ju rääkinud, kuidas aastakümneid on püütud Sindipaisu avada, et eks neid erinevaid katseid on olnud tõesti siin aastakümnete vältel, aga kui nüüd sellest konkreetsest projektist rääkida, siis see on hea näide sellest, kuidas 9 korda mõõda ja 1 kord lõika, et ettevalmistustööd tegelikult võtsid selle projekti tarvis aega 3 ja natuke peale aastat, aga põhitegevus tehti ära, ehk siis selle paisu lammutamine tehti ära tegelikult 2 aastaga. Et tegevus ise võttis vähem aega kui kõik võimalikud ettevalmistustööd. Ja hetkel Sindis on veel tööd käimas küll väiksemas määras, saavad läbi, ma arvan, oktoobriks ja väikepaisude puhul niisamuti, et tahaks selle aasta lõpuga joone alla tõmmata. Aga siin on paraku see üks määramatu tegur ehk ilm, et kui ilm lubab, kliima võimaldab, veetase jões võimaldab, siis ehitame. Kui tulevad ekstreemsed suurveolud, siis paraku lähevad tööd kinni. Kuna see periood on veninud väga pikkade aastate peale, tööd on tehtud väga suures mahus, kas sa oskad või sööndad öelda ka mingisuguse rahalise numbri, kui kalliks selline taastamistöö on kujunenud? Jaa, mul ei ole põhjust seda varjata, see on avalik info. Projekti eelarve on 15 miljonit, millest 85% panustavad Euroopa Liidu maksumaksjad ehk meie kõik ja 15% paneb juurde Eesti riik ehk jällegi meie kõik. Sindipaisule laias laastus kulub sellest 10 miljonit eurot ja ülejäänud 5 läheb väiksematele objektidele. Asume nüüd laekunud küsimuste juurde. Kõigepealt on päris rohkearvuliselt tänatud selle video eest. See oli nagu ilmselt tuju tõstav ja rõõmus praegusel natukene masendaval ajajärgul. Vaatamata masendavale taustamuusikale, mis sinna oli sattunud. Siin on ka üks selline prognoosi küsimus, et paisude lammutamine on pikk ja kulukas ettevõtmine. Kui praeguses tempos ja töörütmiga jätkata,
siis mis ajaks või aastakümneks võiksid kõik Eesti tehislikud takistused jõgedel kadunud olla? Nii, kes siin ennem ütles, et ennustamine on üks tänamatu töö. Kui küsimus oleks ainult selles, et hakkame pihta ja hakkama lammutama, siis ei oleks absoluutselt mingit muret, et ma arvan, 5 aastaga oleks kõik tehtud. Aga paraku ei ole alati kõigi nende objektide puhul küsimus selles, et ei oleks inimesi, kes pihta ei tahaks hakata või kes tööd ei tahaks teha, vaid selle taustal on poliitika, on kohalikud kogukonnad, on väga erinevad huvigrupid, kes siis mille eest seisab või vastu seisab. Et eks neid ilmekaid näiteid võib ju leida küll siit Eesti maa pealt ka, et kas või seesama Jägala jõel olev pais, mis on väga vastakaid arvamusi tekitanud ja ei ole teada, kuidas või millal see lahenduse leiab. Üks, mis on kindel, on see, et kõik paisud varem või hiljem lagunevad ära nagunii, aga lihtsalt kas me ootame 80 aastat, et nad ära ise laguneksid ja sinna jõkke variseks või teeme ise juba ennem midagi, et meil mõni lõhe ka jõkke alles jääks, see on meie valikute küsimus. Väikse kõrvalpõikena, et üks 7-aastane meie virtuaalkonverentsi jälgija Tarmo on kirjutanud kommentaariks, et vaesed kalad, ma vihkan paise. Et eks see puudutab ka nooremaid lapsi, kelle tuleviku tarbeks praegu tööd käivad. Ja üks küsimus veel, täpsustus. Kas lisaks rändekaladele on jõgi muutunud nüüd soodsamaks elupaigaks ka mõnedele uutele veetaimedele? Või on natukene veel vara veetaimestikust rääkida? Taimestikuga on jah selline lugu, et taimestik on nüüd, eriti suurtaimestik jõgedes, on selline siis elustikurühm, kes saab paisu avamise käigus kindlasti löögi. Ehk siis taimestik tööde alas hävineb. Aga selleks me teemegi keskkonnamõju hindamise, mis siis hindab seda riski, et kas tegevus kaalub üles selle, et me ajutiselt hävitame taimestikku, mis siis taastub tegelikult üsna kiiresti, või siis jätame paisu avamata ja laseme sellel taimestikul seal vohada. Ma nüüd vabandan, ma ei ole ei elustiku ekspert ega ka bioloog, et ma jätan selle täpsema vastuse võib-olla aruteluks oma headele kolleegidele elustiku valdkonnast. Suured tänud Külli Tammurile selle hea ülevaate ja kogemusloo jagamise eest. Täname sind samuti siis kummarduse ja virtuaalse aplausiga.